Tere, mina olen Ema-Liiv ja mina tegin oma projektiks siis tudengikuu eelarve. Idee tekkis sellest, et üks tudeng võiks ikkagi osata oma rahaasja hallata, nii selleks siis, et tudengi ajal toime tulla, aga ka selleks, et tekitada hea harjumus eluks. Ja selleks tegingi siis programmi, mis aitaks rahaasju hallata ja seada ja siis kinni pidada ka eelarvetest. Ja siis vaatamegi, et kuidas programm on üles ehitatud. Kuna me soovime programmi kasutada terve kuu vältel, siis on oluline kohe alguses mingid baasandmed või sellised eeldused nagu kirja panna. Ehk siis kõigepealt ta küsibki meilt kuu sissetulekut ja siis me peame määrama ära kategooriad, et kuhu meie tulu siis läheb ja siis kategooriatele seadma ka eelarved. Ja siin parempool on 2 graafikut, kus ongi siis näidatud 2 näidet sellest, kuidas kategooriad siis protsentuaalselt jagunevad. Ja neid kategooriaid on võimalik siis ise määrata, panna endale vastavad kategooriad, nagu on tehtud esimesel, või siis on ka vaikimisi määratud mingid näited, ei pea hakkama nagu ise välja mõtlema. Ja kui see on tehtud, siis sellega põhimõtteliselt kogu programmi setup ongi tehtud. Ja nüüd me saame kuu vältel hakata siis jooksvalt kulusid deklareerima omal sinna programmile. Ja need kulud salvestatakse siis vastavate viitadega, et millise kategooria alla ta käib faili ja sealt failist siis analüüsitakse edasi, et kui hästi me oleme eelarvetest kinni pidanud ja näidatakse seda ka visuaalselt. Ja kuu lõpus sinna sama kulude faili kirjutab programm ka väikese kokkuvõtte, et kuidas meil eelarvest kinni pidamine läks. Aga vaatame siis, kuidas programm töötab. Kõigepealt ta küsib, et kas me oleme selle kuu eelarveid juba seadnud. Ütleme, et ei ole. Ta küsibki meilt sissetulekut ja nüüd ta pakub siin vaikimisi neid kategooriaid ja mulle need praegu siin näite sobivad. Seega ma ei määra uusi. Ja nüüd tuleb igale kategooriale eelarve seada. Ütleme, et ja ta kohe nagu kogu aeg annab meile ka summa ette, et me peaks siis arvutama, et palju meil veel jäänud on sellest sissetulekust määrata. Nii, paneme siia need väärtused ära. Ja siis ta annabki meile samasuguse graafiku, nagu oli seal slaidil. Aga nüüd ta küsib meilt juba, et kas me soovime muud kulutust sisestada. Aga kuna me paneme seda programmi mitu korda kinni lahti ka, et siis ma näitan, et kuidas siis keset kuud oleks programme kasutada. Et nüüd ta küsib jälle, et kas me oleme kuu eelarvet seadnud, seekord oleme, nii et paneme jah, ja ta annabki meile selle sama graafiku jälle ette. Nii et kuu keskel on väga mureta seda kasutada. Aga nüüd hakkame kulutusi siis sisestama ja paneme jah. No ütleme, et me käisime poes, ostsime midagi süüa ja teistki pane, et saab mitu tükika korraga panna. Ja nüüd ta küsib, et millise kategooria eelarve seisu me soovime näha. No, vaatame seda sama söögi kategooriat. Ta annab meile sellise roosa graafikute, kus on siis näha, et palju meil kulutatud on ja palju meil veel järel on. Ja tegelikult on see sama ka siia pandud, et me näeme, et meil on kulutatud 47,4 eurot ja kulutamata on veel nii suur või siis selline summa. Need siin all on minu eelmised testid ka kõik, nii et seetõttu oli nagu suurem summa. Saame veel mingid vaadata. Ma näiteks tean, et transport on meil ületatud. Et siis kuna transpordil on eelarvest kulutatud rohkem, kui eelarves oli ette nähtud, siis ta annab meile teada, et me oleme oma endale seatud eelarve ületanud 13,6 euro võrra. Ja nüüd, kui me rohkem ei soovi näha, siis me paneme sealt enter ja lõpetab. Et näidata, mis siin koodis siis on. Meil on erinevad funktsioonid siin alguses, et enamus funktsioone on selleks, et teha seda koodi lihtsalt puhtamaks. Mulle visuaalselt ja loogiliselt oli nagu rohkem meelepärane, et need olid siin ees, mingid sellised korduvad või hästi lihtsad asjad. Ja siis siin on ka igasugused failiga töötlemise ja andmete töötlemise funktsioonid ja kaasa arvatud ka siis need sektordiagrammi funktsioonid. Mõned huvitavamad funktsioonid olid näiteks see nimi, mis kuna meil on iga kuu uus kulude fail, siis ta teatud algoritmiga siis teeb meile valmis selle funktsiooni nime, et meil on kulud, siis sõnana kuu ja aasta 2 viimast numbrit.
ja siis txt. Ja teine, mis on selline huvitav, et kuna me kuu viimasel päeval tahame siis koodi kirjutada, et kuidas meil eelarvest kinnipidamine läks, siis see funktsioon leiab meile ka siis, et tuvastab, et millal on kuu viimane päev. Ja siin on siis see baasandmete osa, kus seatakse eelarve kategooriad ja eelarved ise. Ja siin on siis mitu valikut ja siin ta siis prindib meile selle graafiku välja. Ja siit algab see osa, kus me siis saame oma kulutusi raporteerida ja need laetakse siis siia sama faili, mis oli siis defineeritud ülal. Ja siin on need siit samast failist hakkame andmeid analüüsima ja saame neid visualiseerida siis graafikul, et kui me oleme eelarve sees, siis ta annab meile graafiku ja kui me oleme eelarvest üle läinud, siis ta annab meile ka sellest märku. Ja siis, kui on kuu lõpp, siis ta vaatab kõik kategooriad ja kõik eelarved ja eelarveseisud üle ja kirjutab siis sinna sama faili, et kas siis peeti kinni või siis ületati ja kui suure arvu võrra. Aga jah, see oli minu kood. Kõige raskem osa sellest oli ilmselt nende andmetega töötamine, et mis vormis või mis andmekujul nad peaksid olema ja kuidas nendega ümber käia. Aga jah, lõpuks sai ka sellest nagu üle. Ja võib-olla kõige huvitavam ja selline kõige rohkem õppimist oli nende samade moodulitega, et siis õppida, et kuidas mingeid asju teha, et koodis mingid osad töötaksid. Aga jah, et ma ise jäin nagu selle funktsiooniga rahule, et kuidas ta annab võib-olla edasised sellised paranduskohad olekski või selline lollikindlus, et kui sa vale asja annad koodile ette, vale vastuse paned siin mingi muu asja, et siis neid typosid nagu lollikindlamaks teha, kasutajasõbralikumaks teha ja võib-olla selle user interface'iga võiks ka natuke töötada. Aga muidu selline siis see projekt oli.